tutvustada, siis ma kõigepealt tutvustaks, tähendab teid lugupeetud saatejuhid minevikuga, mis on siis rippunud 70-ndatel siis nii Elvas, Tartus kui võib-olla ka teie koduuksel. Meie koduuksel vaevalt, aga see plakat on meil kahtlemata tuttav, aga mis te sellega öelda tahate? Ei, siin on väga lihtne, mida ma öelda tahan, et sarnane ideoloogia, kus inimestega on võetud ära tõlgin mõistus, au, südametunnistus ja väärikus ja mingi savipea Lenin, siis partei juht on, tähendab, kuulutanud selle nagu sellised pehmed väärtused nagu partei omandiks, siis sellisest ühiskonnast me tuleme. Ja aga kes praegu on need au, mõistuse ja südametunnistuse Eestis ära võtnud? Siinkohas ma tahakski läheneda täiesti apoloogiliselt selles mõttes, ma olen süvauurimisega tegelenud selle asjaga, et iga partei, mis nõuab annet, eks ole, ja selleks on siis absoluutselt iga partei siis ka käesoleval perioodil ehk epohil või kuidas seda nüüd kõigile selgesti, absoluutselt iga partei võtab inimeselt ära sellised väärtused, nagu selleks on au, väärikus, südametunnistus ja ütleme mõistus. Sellest peab niimoodi aru saama, et sellepärast ei ole ka ühegi parteiga liitunud. Tugevad ei peagi olema. Ja õigemini vaadake, siin on nüüd tegu, ma võin olla nüüd võib-olla teie jaoks skisofreenne või kuidas iganes te tahate, kui te olete mingi parteiga ühinenud. Siin ma näitan teile lihtsalt pildi, et mina ei ole vabadusvõitleja, vaid mina olen vabadusvõitja. Ja seda aastast 1981. Pange talle kirja ja ma võin teile autogrammi jagada. Ühesõnaga, küsimus on lihtne, et ma olen seljatanud kogu selle partei, kogu selle KGB, kogu selle inimvihkajaliku süsteemi aastal 1981. Te näitasite ühte pilti, televaatajad ja ka meie ei saanud tegelikult aru, et mis seal pildi peal on. Nojah, ma võin ta siia panna, siis... Ongi see pilt sinna, küll meie operaatorid ta lõpuks kätte saavad, jah? Ja siis siin kohas